Tere, mina olen Andres. Siin on minu soovitused, kuidas turundusvideo eelarvet kontrolli all hoida. Esiteks, videotekstid ja sisu pange paika enne võtteid. Kõlab nagu elementaarne ettevalmistus, kas pole. Ära jätta improviseerimist võtete ajale. Kaamera ees olevad inimesed peaksid eelnevalt täpselt teadma, mida ja kuna rääkida. Nii hoiad kokku filmimise aega. Planeeri efektiivselt. Kui meeskond on paigas, äkki õnnestub samasse hetke mahutada veel ühe klipi võtted, kiire intervjuu või arvamusloo materjal. Võtete planeerimisel on kõige suuremaks ajakuluks meeskonna ja tehnika kohale toimetamine ning ülesseadmine. See, kas kaamera käib koha peal 10 minutit kauem või vähem, on üldises projekti tööaja ja kuluarvestuses väga väike osa. Kasuta videos näitlejate asemel oma töötajaid. Oma töötajate kasutamine on järjest olulisemaks muutumas, kuna esmajärjekorras hinnatakse turundusvideos just autentsust. Hoia turundusvideo pikkus lühike. Lühike video on peaaegu alati parem kui pikk, lisaks on lühikest videot ka odavam toota. Hoia tagasi graafika ja animatsioonide kasutamisega. Loomulikult on endiselt hulgaliselt olukordi, kus animatsioon ja graafika on omal kohal, näiteks selgitusvideod. Kuid üldplaanis on animatsiooni tänapäeval palju vähem vaja kui mõned aastad tagasi ja animatsiooni tootmine on alati täiendav kulu. Kasuta üritusi, et koguda tagasisidet. Kui sinu ettevõtte videoturunduses on plaan kasutada klientide kiitvaid kommentaare, tasub mõelda, kas on tulemas mõni üritus või mess, kus sa kohtud oma klientidega ja kus oleks suurepärane võimalus kiiresti filmida. Taas kasuta videomaterjali. Kord juba filmitud materjali on võimalik uuesti ümber monteerida ja seda taas kasutada. Nii ei olegi alati vaja uusi videovõtteid ja mõnikord piisab väga vähesest materjali hulgast. Aitäh, et vaatasid. Kui vajad abi videoturundusega, siis vaata järgi www.videofilm.ee ja eriti suur aitäh kõigile, kes vajutavad meeldib nuppu või registreerivad ennast meie YouTube'i kanalile. Aitäh!